Ma olin enda peres. Ja siis sa tulid otse siia. Aga sult küsiti selle kohta, et kas sa tahad siia tulla? No mul ei olnud valikut. Ma muidugi ei tahtnud siia tulla, aga mind kästi siia tulla. Kes käskis? Vaata, ma olin algul koolis õpilaskodus ja siis üks kasvataja ütles mulle, et nüüd ma lähen vaata teise perre, et ma ei lähe enda koju. Sa said teada, miks see nii on või? Ja tema rääkis sulle seda või? Lastekaitse? Ei, kasuema rääkis, miks ma siia tulin. Aga keegi teine ennem ei rääkinud sulle sellest? Aga mis sa selle koha kohta ennem teadsid, kui sa siia tulid? Ei no, ma väga ei teagi. Ma nagu siia tulin, mulle öeldi, et ma lähen teise perre. Aga räägiti sellest perest või? Pilte olid näinud? Ei. Oleksid tahtnud teada midagi selle kohta enne? No oleks tahtnud jah, et kuhu ma täpsemalt lähen. Aga küsisid või? Ei. Ei julgenud? Ei. Aga oma asjad said kaasa võtta siia või? Mitte kõik asjad. Oleksid tahtnud rohkem? No oli mõned asjad, mis mul sinna küll jäid. Aga sa ei saanud neid kaasa võtta või miks sa ei võtnud neid kaasa? Kuna ma vaata, kui ma seal õpilaskodus ja mulle öeldi, ma lähen nüüd teise perre, siis ma ei käinud kodust läbi, aga minu see, ma ei mäleta, kes mu riided ära tõi ja kõik muud asjad ei toonud ära. Põhimõtteliselt toodi ainult riided ära. Aga sa oleksid tahtnud ise kodus läbi käia? Oleks tahtnud kõik enda asjad kaasa võtta sealt. Aga sulle öeldi ka, miks sa ei saa sinna minna enam või? Ema ei taha enam mind. Panin oma ettekande pealkirjaks Räägi minuga ja kui ma siin olen kuulanud neid ettekandeid ja hästi nagu põhjalikke ülevaateid, siis ma mõtlesin, seda võiks täiendada, et räägi minuga ja kuula mind päriselt. Aga võib-olla alustuseks niisugust 3 lugu. Ja kui sobib, siis võite igaüks mõelda, et kui sa oleksid näiteks 6-aastane tüdruk või sa võid olla ka mõelda, et sa oled 11-aastane poiss. Võib-olla on sul parem mõelda, et sa oled üks 15-aastane tüdruk. Ja sa ei ela oma kodus erinevatel põhjustel. Sa oled kõikvõimalikke asju oma elus üle elanud, erinevaid kogemusi on sul. Sul on põhimõtteliselt loomulikult olemas ema. Mingil määral sa temaga suhtled, kuskil on ka isa, sest igal lapsel on ema ja isa. Aga siis ühel päeval saad sa teada, et tegelikult su ema on 6 aega tagasi surnud. Varem lihtsalt keegi ei öelnud sulle seda. Võid natuke, meil on loomulikult oma täiskasvanu meel ka, aga et kui sa oleksid selles vanuses, et mis sa tunneksid, mis sa mõtleksid, mis sa sellest maailmast arvaksid? Et need on sellised tõesti sündinud lood. Ja võib-olla seletuseks, et võid nüüd oma selle täiskasvanu meele juurde tagasi tulla. Et seletuseks seda, et võib-olla selle 6-aastase tüdruku loo juures ta oli suhteliselt hiljuti tulnud asenduskodusse ja väga tahtis koju tagasi, kogu aeg küsis emme juurde ja millal ma saan ja see oli kõik see kohanemisprotsess oli alles alguses.
ja kui ma rääkisin nende töötajatega, siis ma sain aru, et nende mõtteviis oli see, et kuidas me talle ikkagi räägime, no kuidas me saame öelda, ta on alles ju siin, eks ole, ja ta nii tahab ja ta on nii, mingis mõttes ta, ma ei tea, kas ta nüüd oli päriselt kiindunud, aga see igatsus lähisuhte järgi oli seal tüdrukul nii suur ja kuidas me nüüd siis rikume selle kõik ära, kuidas me ütleme nüüd, et tema enam ei ole. Ja nad olid tõeliselt hädas sellega. Ja nii see asi venis ja nad mõtlesid ja arutasid, aga loomulikult lõpuks, kui me natukene seletasime neid asju, nad said aru, et selge see, et nii-öelda nagu see ratsionaalne mõtlemine tuli tagasi, et muidugi ma pean rääkima, loomulikult me peame ütlema. Ja nad said räägitud, said ilusti seletatud, loomulikult lapsel olid tunded ja ta küsis ja ta hakkas, nii nagu see 6-aastane, enam-vähem tasapisi aru saama, mis see tegelikult tähendab. Aga lõpuks oli kuidagi see meel rahunenud nii palju, et tal oli ainult üks küsimus jäi, aga kus ma nüüd elama hakkan? Ja sellele oli juba lihtne vastata. Et kus sa hakkad elama, mis hakkab sinu elust tulema, kes mina olen. See oli selline lugu. Siis poisiga oli natukene keerulisem. Ta oli ka kolinud ühest asenduskodust teise. Lastekaitsetöötaja oli vahetunud päris mitu korda, tal oli jälle uus lastekaitsetöötaja, kes ei teadnud, polnud isegi selle poisiga kohtunud veel, polnud lihtsalt jõudnud. Ja siis nende nii-öelda selle uue pere kasvatajate küsimus oli ka, et kes peaks tegelikult talle rääkima. Meie juures on ta alles uus ju. Meil ei ole taga õieti veel mingit suhetki ja nüüd ta tuleb meile, me hakkame kohe nii halbade uudistega peale, et mis ta meist siis mõtleb ja mis ta arvab. Ikka sihuke loomulikult täiskasvanu mõtted, mis tulevad. Et tegelikult ikka lastekaitsetöötaja peaks rääkima. Ja lastekaitsetöötaja loomulikult ütles, et ma ei ole kohtud, ma ei tunnegi, mul polegi mingit suhet selle lapsega. Et ma võin ju selle info anda, aga teie pead ikkagi temaga edasi töötama. Ja siis tuli mõte, et äkki siis see endine perevanem, see endises asenduskodus, kus ta oli. Aga võtsid taga ühendust, rääkisid ja ta ütles, et ei, et meil on ilusti suhe lõpetatud, me oleme kõik hüvasti jättud, me oleme selle nii-öelda protseduuri läbi teinud, et ta teab, et ta peab ära minema. Miks ta peab minema? Et jälle ma võin selle info ju anda, aga see ei ole see. Ja siis aitasin ka neid natuke siis neid perevanemaid seal, et kuidas öelda, mil viisil öelda ja loomulikult nad said ikka ise jälle aru ka, et ma ei saa seda infot ju varjata, et see ei ole ju võimalik. Ja ütles ka, et me saime teada. Me saime nüüd sellise info, me saime teada. Ja muidugi sealt tuli siis ka segadust ja reaktsioone ja kõike muud asja, aga mis aitas selle poisi puhul, et neil õnnestus nii-öelda selles uues kodus anda poisile piisavalt palju ise valida, mida ta saab teha, ise otsustada. Ta sai näiteks oma tuba valida, kuna seal oli just parasjagu siuke remont tehtud. Ta sai vaadata mingeid asju, mida ta tahab, ta sai võtta kaasa, mida ta tahab. Et nagu see, nii-öelda ta sai nagu see laps sai nagu selle, kuidas ma ütlen, kontrolli tagasi, et minust sõltub ka veel ikkagi midagi. Ja selle tüdrukuga, miks see nii-öelda ütlemine venis, oli ka põhjusel, et tüdruk oli piisavalt kaua olnud depressiivne, natukene ka suitsidaalne ja täiskasvanud tunnistasid, et ma ei julge öelda, et kui ma ütlen, ma ei tea, mis saab, äkki teeb endaga midagi, äkki läheb veel hullemaks, kuidas me talle ütleme sellise uudise. Ja siis ka, et ütleme ära ja siis saadame kähku psühholoogi juurde. Päris, see ei ole ka jälle see. Aga ilusti arutades sain toetada neid nii palju, et loomulikult nad rääkisid sellele tüdrukule ja selge see, et esimene reaktsioon oli, et miks te mulle varem ei öelnud? Miks te mulle ennem ei öelnud, et mis ebaõigluse ja ülekohtu tunne. Aga see perevanem oli hästi tubli ja ta tunnistas ausalt, et ma ei julgenud sulle öelda, et ma kartsin su elu pärast. Kartsin, et sa teed midagi, ma ei osanud ja ma käisin ise nõu küsimas ja rääkis ausalt ära, miks see põhjus oli. Ja sellest tuli tegelikult neil omavahel palju sügavam ja palju varem suhe. Ja tüdruk ütles, et võib-olla esimest korda elus keegi rääkis temaga nii ausalt.
ka oma eksimustest, oma vigadest, mis asjadest. Ja mingi aeg hiljem tuli välja, et see tüdruk oli tunnistanud, et tegelikult tal on palju suurem kergendus, et tema enam ei ole. Ta ei pea enam teistele valetama, kus ta ema on, mis ta teeb, miks ta, ta muidugi ei öelnud, eks ole, et ta joob ja mis ta seal kõik teeb, aga palju lihtsam on öelda, et ta on surnud. Ja see on arusaadav, miks ma ei saa kodus elada. Et lihtsalt sellised 3 lugu. Ja mõtlesin ka, et võib-olla see minu ettekanne on rohkem natukene ka aru saada nendest täiskasvanute mõtetest, et miks meil täiskasvanutel tulevad sellised ka nagu sellised automaatsed mõtted, et parem ärme räägi, siis on lihtsam või kui me ei räägi, siis äkki seda pole olemaski. Et psühholoogias nimetatakse neid sellised irratsionaalsed mõtted. Ja mingis mõttes ta on natuke selline psüühiline kaitse sellise, mis aitab meil nagu seda ebameeldivat mälust tõrjuda. Sest meie meel ei taha tegeleda ebameeldivate asjadega. Ja siis tuleb kuidagi automaatselt see, et me ei räägi, võib-olla ka tõesti, et last hoides, et ta on nii palju kannatanud ja see on nii õud, et ma sellest ei räägi. Teinekord lapse jaoks see pole üldse õudne. Või siis, issand, vabandust, ma räägin maskiga. Ma tundsin, et midagi on valesti. Oleks öelnud mulle varem. Et räägin ja hingeldan, ei saa aru, milles viga on. Okei. Et rääkige palun minuga, öelge mulle, mis on. Ma küll näitasin 2 korda, aga ei mõjunud. Ei no, kohendate oma maski, ikka inimesed kohendavad. Aitäh. Aga jah, et ja mingi see mõte ka, et see ei ole ju varjamine, see on lapse kaitsmine, ma kaitsen last nende ebameeldivate kogemuste eest. Või siis ka see, et laps ei saa nagunii aru, ta on nii väike ja ta ei mõista või tal on nagunii nii palju segadust. Kõik sellised, mis ei ole väga, väga ratsionaalsed mõtted. Ja loomulikult siin Friedman on ka ära toonud sellised igapäevased tavalised laused, et see ei puuduta ainult lastekaitsetöötajaid või asendushooldusel olevaid töötajaid, vaid ka tavalisi perevanemaid ja inimesi. Et kui selline midagi keerulist on, siis nii tihti tuleb nagu jälle automaatselt see lause, et ära nuta. Aga seal all võib olla see, et tegelikult ma ise ei oska sinu tunnetega midagi peale hakata, et mul endal on ebamugav. Või jälle see, et saa üle või küll me saame sellest üle. Aga see on jälle mingi selline alateadlik soov, et tahan, et kõik oleks vanamoodi. Muidugi me tahame, aga ei ole ju. Või siis ole tugev. Ja pigem on see, et ära näita oma tundeid, ma ei jaksa neid vaadata. Või siis ka see nii-öelda aeg parandab haavad või küll mõne aja pärast läheb kõik mööda. Ja pigem see on natukene selline, et ma ei pea ise mitte midagi tegema, mingit vastutust võtma, et loomulikult aja möödudes selge see, et tulevad muutused. Aga need võivad minna ka natuke kehvemuse poole. Või siis leia tegevust, ära mõtle sellele. Ja see on ka see, et ära mõtle juhtunule, et nagu pühise mälust ära, seda pole olemas. Et kui see oleks nii lihtne, aga nii see kahjuks ei käi. Aga siis need ratsionaalsed mõtted, mis on nagu hästi ka sellised loomulikud, ikka meil tulevad ja nendega saab juba midagi teha. Nendega saab kas ise oma kolleegidega arutada, iseennast analüüsida, võib-olla minna, ma ei tea, nõustamisele, supervisiooni. Et tõesti ma ei tea, kuidas sellest rääkida. Et see oli ka see, mida paljud inimesed on nende keeruliste juhtumite puhul või lastele mingite sõnumite edastamise puhul või nende muutustest rääkimise puhul öelnud, et ma ei tea, kuidas sellest rääkida. Täitsa selge. Õpime, vaatame, mis selle lapse puhul oleks võimalik. Ka hästi loomulik mõte, et ma ei ole kindel, kas laps saab sellest veel rohkem äkki kahjustatud. Et ta on niigi kahjustatud, äkki see kahjustab teda veel, äkki see traumeerib teda veel. Samas, kui see on nii-öelda tõene fakt, reeglina see ei traumeeri. Võib traumeerida see, kui me võib-olla mingid väga detailselt midagi kirjeldame või kui me ei anna selgitusi. Jätame ta üksi kogu selle teadmisega. Ja paljud on tunnistanud ka, et see on mulle endale nii raske teema. Et mul endal tulevad tunded ja et ma ei saa seda nagu rääkida. Või tõesti, et lapse nende raskete tunnetega on keeruline olla
et mul ei ole teda mitte millegagi lohutada. Või siis nagu selle poisi juhtumi puhul, et kes tegelikult peaks seda infot edastama, kas ikka olen mina, äkki mina ei pea, äkki keegi ütleks. On isegi palutud, et kui laps käib teraapias, et äkki terapeut ütleks. No ei ole päris see. Aga hästi arusaadav, et need mõtted tulevad, et see, me oleme kõik inimesed ja oma kogemustega ja võib-olla siit ongi see, et nii-öelda see inimlikult võivad meil mõtted tulla, aga kuidas tulla siis tagasi selleni, et ma olen professionaal, isegi kui ma olen perevanem, aga ikkagi ma olen nii-öelda natukene ma olen selle lapse heaks. Et võib-olla see aitab rohkem. Aga siis hästi palju on siin räägitud laste õigustest, aga panin siia nagu oma sõnastuses, et mis on need lapse põhivajadused. Ja üks vajadus, no me räägime turvalisusest, aga mulle meeldib, ma olen siin Kodikeller, kes oli öelnud, et laps vajab turvalisuse kogemust. Et võib olla, et kõik see olukord ja see uus keskkond ja kõik, kus ta on väga turvaline, ilus, puhas, turvaline, midagi ei juhtu, keegi ei karju, kõik on hästi, aga laps ei usu seda. Et ta peab saama mingi kas või pikema või lühema aja jooksul, et tal tekiks nagu see meele sees see kinnitus, ahah, siin on tõesti turvaline või see suhe on turvaline. Et see ei ole nii väline turvalisus, vaid pigem see sisemine, et saab selle kogemuse. Samamoodi kogemus usalduslikust suhtest, et ta tõesti kogeb seda, et ta meel hakkab uskuma, et võib täiskasvanuid usaldada. Ja kolmas vajadus on saada nagu adekvaatset peegeldust selleks, et ta nagu see eneseteadvus suudaks arendada, et keegi annaks talle, peegeldaks tundeid, peegeldaks seda, kes tema on, räägiks talle temast. Tihti nad on sellest väga palju ilma jäänud alguses. Ja loomulikult on neil vajadus ja ka õigus saada õpetust ja julgustust erinevate keeruliste elusituatsioonidega toime tulla. Et mida väiksemad lapsed, seda rohkem nad vajavad täiskasvanu abi. Et kui nagu seda meeles pidada, siis ka võib-olla, kui me räägime nende lastega, et kuidas rääkida nii, et ta kogeks seda, et ta on nii-öelda, et teda vaadatakse lahke ja mõistva pilguga. Ma arvan, hästi palju lapsed tajuvad ära seda, et sõnad võivad olla ühed, aga see olek või pilk või see kuidas on, ütleb, et üks kuri tädi tuli. Kuidas ta oli kuri, rääkis nii kuidagi häälega, aga kuidagi see oli kuri tädi. See arutan, mõtlen, aga midagi selles ilmselt oli. Või ütleme siis, kui see laps on päris enda oma, eks ole, et laps areneb just selliseks, millise pilguga sa teda vaatad, kuidas sa teda hoiad ja millest sa talle räägid, võib-olla ka kuidas räägid. Ja ma arvan, hästi palju sellest nii-öelda sõltub see lapse minapilt. Ja kui ta kogeb seal midagi, mis ei toeta nii-öelda teda seda enesekindlust või enesest arusaamist, siis tal võibki tulla see, et ma olen paha laps või ma ei kõlba või mind ei taheta. Aga et isegi sellest hoolimata, et võib-olla nende lastega tuleb teha väga selliseid suuri elumuutusi. Mulle väga meeldis selles esimene, teise Heleni uuringus või see, kuidas sa väljendasid ennast, et laps kolib ühest kohast teise. Kui ma räägin vahest ka lastekaitsetöötajatega või SKAS, ka seal oleme arutanud, siis nii tihti lipsab läbi neil, et lapse paigutamine ühest kohast teise. Ja ma arvan, siis läheb meil midagi ka oma meeleses valesti. Kuhu laps elama läheb? Kuhu ta nüüd võiks kolida? Kui me niimoodi mõtleme, ma arvan, see teeb meid täiskasvanutena ka natukene, me tuleme sellest ametlikust tasandist tagasi. See oli väga hea küsimus. Ja ma laste käest õnneks ei küsi vist, et kuhu sa tahad, et sind paigutatakse. Et ikka küsin. Jah. Aga loomulikult ma saan aru, et meil on ametlik keel, eks ole, aga et me nagu teeks seal vahet. Ja veel üks tore lause, mis mulle meeldib, et tegelikult tõde armastab lapsi. Ja lapsed taluvad alati tõe ära ja ei hülga teda. Et tõde on parem kui vale, aga loomulikult oleneb, kuidas seda rääkida, kus, mil viisil, nagu siin juba ennem oli ka, et kuidas seda rääkida niimoodi, et suhe püsiks. Ja miks siin on siis ka hästi oluline nii-öelda see päritolu perest
info saamine, et võib-olla ei tea kõiki lugusid, võib-olla see ei peagi olema nii väga emotsionaalne selline vestlus, aga Tiiu Poltsmann, kes on siis pereterapeut ja ka perekonstellöör, et tema raamatus võtsin sealt välja niisugused kaks olulisemat lõiku ja tema nimetab neid hingesidemeteks. Et loomulikult meil on nii-öelda need reaalsed suhted, seosed, sidemed inimestega, aga siis on ka midagi veel, nii-öelda kõik need inimesed, kes on meid sünnitanud, kasvatanud, kellega me oleme lähedalt suhtes olnud, nendega jääb nii-öelda, nimetame seda siis hingetasandil ka side. Ja need on alati meiega, vähemalt need konstellöörid ütlevad ka, et isegi kui meil see suhe on lõppenud, siis ta hingeliselt me jääme ikka seotuks, ikka me kas mõtleme, mäletame nendest, see on meie lugu. Ja mingis mõttes need hingetasandil loodud ühendused, need kestavad igavesti. Nad ei ole võib-olla kogu aeg väga aktuaalsed ja väga nii-öelda me ei tegele nendega, aga kui siis keegi või miski nende keeles on unustatud või kui me ei räägi sellest, kui see on nagu välja tõrjutud, et isa oli nii õudne, temast me ei räägi, see on, see las jääb sinna, kus ta oli, siis võib tõesti nii-öelda nende süsteemi järgi see väljenduda mingisuguses seletamatu rahutus, suhteprobleemid, erinevad haigused, mis võivad tulla, et loomulikult neil on ka muid põhjusi, aga seal võib olla ka midagi, et see meel ei suuda rahuneda, sest tal ei ole nagu niisugust reaalset faktilist arusaama, kes ma olen, kuhu ma kuulun, kust ma tulin, mis edasi saab. Et ma arvan, see on ka üks tasand, millest võib-olla me nii palju ei räägi, aga see annab nagu seletuse ka, et miks see on oluline. Aga selge see, et raskused tulevad jälle sellest, et kuidas neid suhteid siis hoida, kuidas selle päritolu perega suhelda, et need on juba niisugused praktilised asjad. Aga reeglina lapsed suudavad väga suurte elumuutustega kohaneda. See on, ma arvan, et me oleme seda näinud kõik. Ja suudavad seda, kui neil tõesti aidatakse toimuvat mõista ja mõtestada. Et keegi aitab seletada, et miks, mil viisil, ise kui laps ei suuda seda kohe aru saada või ta ütleb, et ma ei taha sinna minna, see ei ole ja mulle ei meeldi seal, saan sust aru, loomulikult, aga kui me peame mingeid muutusi tegema, siis me saame lihtsalt lapsega kaasas olla, isegi keegi mõistab seda, et tal on vastupanu, ta ei taha, talle ei meeldi see, aga ta on mõistetud. Et me ei saa võib-olla alati lapse nii-öelda väga suurt nagu heakskiitu või valmisolekut, aga ta saab aru, et tema tunnetele on vastatud või tema nendele soovidele on vähemalt mingil viisil vastatud. Ja nad suudavad muutustega kohaneda siis, kui tõesti nende see enesehinnang või eneseväärikus, et see jääb alles või ta saab taastatud. Sest kui siin olid need sellised natukene ekstreemsemad lood, kus keegi ei ütle mitte midagi, kuhu see laps läheb või mis temast saab, siis see ka kuidagi see meel registreerib see, et järelikult ma ei ole tähtis. Järelikult ma ei ole tähtis, järelikult pole oluline mulle midagi öelda, järelikult ma ei vääri seda või täiskasvanud ütlevad, et ma ei ole väärtuslik. Aga kui mind vähemalt midagigi minuga räägitakse, kuulatakse, ma saan mingeid asju ise teha, kas või oma asju kaasa võtta, et siis nad on võimelised loomulikult nende muutustega toime tulema. Ja oluline ka see, et täiskasvanud taluksid ära nende reaktsioonid. Ja see on see, kus me väga tihti aitame. Et kuidas ära taluda, kuidas mitte ise minna võib-olla samasesse sellisse vihadünaamikasse, mis neil võib tulla, või ise mitte väga abituks ja jõuetuks ja kurvaks muutuda. Ja pigem niisugune normaliseerimine, et ongi, see on nii suur elumuutus ja see tundub nii ebaõiglane või see ma ei oskagi praegu öelda, mis kõik veel edasi saab, et see on täitsa arusaadav. Ja kõikidel lastel, kes seda kes sellise tee on läbi käinud, on väga sarnased tunded. Paljusid aitab see, kas nad mõtlevad alguses, et nad on ainukesed või et ainult nendega tehakse niimoodi. Aga põhimõtteliselt jah, et see lapse meel on, või ükskõik laps on ikkagi seal ka nooruk, et põhimõtteliselt see meel on piisavalt paindlik, kui ta teab, et ta on väärtustatud, ta on mõistetud ja talle antakse nii-öelda mingisugune tulevikuperspektiiv, et mis temast saab. Ja et talle jää tõesti niisuguse hüljatuse tunnet, mis neil võib olla väga kerge tekkima. Et nagunii mind ei mõista, nagunii keegi mind jälle ei taha, nagunii tuleb jälle midagi.
ja ma täna siin traumadest pikalt ei räägi, aga lihtsalt, et miks mingi selline suur elumuutus võib traumaatiliselt mõjuda ja miks need traumareaktsioonid võivad tekkida, väga ägedad. Põhiliselt kaks põhiasja, kui kogu see sündmus või kõik see olukord või kõik see, mis laps on kogenud, jääb tema psüühikas korrastamata. Et keegi ei aita seda korrastada, ei anna selgitusi, ei ütle, miks see on, miks see juhtus, mis edasi saab, kõik see, mida tegelikult väga ilusti te olete rääkinud, et mida võiks teha. Ja põhjus on tõesti see, et seal jääb niisugune segadus ja ta oleneb lapse vanusest, oleneb kogemusest, oleneb tema võimetest, et ta vajab sellist korrastamist või mingisugust, et keegi teeks mingisuguse rea, miks need on ja mis edasi saab. Ja nad võivad siis nii-öelda mõjuda traumaatiliselt või tulla sealt traumareaktsioone, kui nii-öelda need olulised kiindumussuhted, mis lapsel on, ta jääb nendest ilma või need katkestatakse väga järsult, et need ei nii-öelda see, et loomulikult me ka kaotame reaalselt oma lähedasi ja on surmad, on haigused, on kolimised, on lahutused, aga nii-öelda kuidas ma ütlen, sellel hingetasandil või sellest lapse mälestusest ja meelest ei tohi seda ära kustutada. Et kui ta sellest olulisest kiindumussuhtest ilma jääb või seda ei suudeta asendada piisavalt. Et mul on niisugust kaks asja, niisugune korrastamise koht ja et ta jääks üksi. Et ta jääks üksi oma mõtetega, oma fantaasiatega, mis võivad tulla. Ja või talle jääks seda tunnet, et täiskasvanud ei saa usaldada. Et siis see võib olla keeruline, see võib olla emotsionaalselt raske, aga ta ei jää nagu sinna psüühikasse niisuguse traumana. Et nii-öelda kõik muutused tunduvad traumaatilised. Elust tuleb igasugu muutusi ette. Koolivahetusi, sõbrad vahetuvad. Et ma arvan, et vahest on ka nii-öelda sellised suurte muutustega, kui me aitame lastel nendega olla, nad ka arenevad ja õpivad, kuidas mitte karta muutusi, kuidas ise suuta ennast nii-öelda mobiliseerida või korras hoida või kuidas küsida abi või kuidas usaldada. Lihtsalt toredad pildid. Ma arvan, see on sellest, kui nad on saanud üle sellest, et on räägitud ja ei ole kerge, ei ole kummalgi kerge, aga nii see on. Ja mõtlesin, et kuna nii-öelda olen siin psühholoogina ka, siis mõtlesin, et võib-olla natukene annab ka selgitus sellest, et kuidas lastega rääkida või miks nendega need asjad, miks nad vahest mõnda asja nii valuliselt üle elavad, sellega, et vaatan niisugust arengulist aspekti. Et kui mõtleme eelkooliealistele, kas või sellele 6-aastasele, aga võib-olla ta on juba, hakkab juba kooli minema, aga siis nende väikeste laste mõtlemine on hästi konkreetne, et maailm on kas hea või halb, must-valge ja konkreetne ka selles mõttes, et see, mis sa ütled, nii on. Kui sa ütled, et ma ei tea, jälle sa lõhkusid selle ära, küll sa oled õudne laps, siis ta võtab seda väga reaalselt, tema on see. Ja mis neil on ka niisugune maagiline mõtlemine, et kui niisugune enesekeskne, heas mõttes, arengulises mõttes, et mina põhjustan maailma. Kui mina teen niimoodi, siis nii läheb. Kui ma olen hea laps, siis niimoodi hakkavad, kui ma olen halb laps, siis lähevad need asjad. Et kui me oskame sellega arvestada, jälle seletada, et ei, et see ei olnud sinu pärast, see oli nende teiste asjade pärast, et nad saavad väga hästi aru, aga see automaatne mõtlemine tuleb selline. Ja siis võib olla ka niisugune eelloogiline mõtlemine, et neil on niisugused valed ettekujutused sellest, miks inimesed surevad või lahkuvad või miks kogu aeg need asjad toimuvad. Et natuke niisugune muinasjutuline või selline müstiline mõtlemine neil on. Ja vahest seal aitavad ka jälle siis niisugused muinaslood, miks öeldakse, et laste aitavad igasugused lood ja et see on ka see, miks nad tahavad kuulda vahest muinasjutte mitu korda ühte seda sama, kus hea võidab kurja, kus kuri võõrasema saab karistatud ja see, kes iganes nad seal leiavad oma printsid, see aitab meil kuidagi ka korrastada oma mõtteid.
ja muidugi ka see, et nad ei ole ju väga selgelt veel niisugust ajast arusaamist, et ja tihti nad küsivad ka, et kui keegi on ära, surnud ka haiglas, ta ei tule, või eriti kui on surmadega seoses, et aga millal ta tagasi tuleb. Selge, seletame jälle uuesti, ei tule, surm tähendab seda, et ja mingis mõttes see vanemate idealiseerimine on ka arenguline vajadus. Miks nad ei taha rääkida oma vanematest halvasti? Ei taha rääkida ka neid lugusid, mis on tegelikult olnud. Üks on see, et ka nende meel tõrjub selle ära, nad ei, see psüühika ei jaksa sellega tegeleda, aga neil on arenguliselt vaja ema ja isa. Muidu nad lagunevad koost, kes ma siis olen? Ma koostan ju nendest kahest. Ja kui siis võib-olla me nüüd varjame või kui mingisugune teadmatus lapsel, mingi selgusetus, siis võib-olla niisugust kaks põhihirmu, mis võivad, või niisugust põhitunnet, mis võivad lapsesse jääda. Üks on segadus, et segadus ja kaos, ma ei tea, kuidas see maailm toimib, ma ei tea, kes ma olen, ma ei tea, mis edasi saab. Ja nad hästi vajavad arenguliselt täiskasvanud, kes seda maailma korrastaks. Ja kui see jääb nii-öelda korrastamata, siis põhiline hirm, mis tuleb, on niisugune hülgamishirm. Sest väiksed, see meel ei püsi üksinda. Et see, kui emme ära võetakse või issi või ma lähen kuhugi mujale, et seal vajab väga selgelt, kellega sa oled, kus sa oled, kes on nüüd sinu juures, sa jää kunagi üksi. Ka need lapsendatud või hooldusperesse tulevad väiksemad lapsed, tihti vanemad ütlevadki, et ma olen ööd ja päevad temaga. Üks vanem ütles, et ma ei saa vetsuga minna, ta on mul jala küljes. Aga me siis lepime sellega, et niimoodi ta on. Aga nüüd ta mul enam jala küljes ei rippu, nüüd ta istub mul vetsuukse taga. See on juba väga suur samm. Et nad vajavad kinnitust, et keegi ei kao enam ära, nii nagu siis üks inimene äkki ära kadus. Ja nagu ma juba siin ütlesin, tõesti vajavad selliseid konkreetseid, arusaadavaid selgitusi. Vahest tuleb mitu korda anda, vahest ütled ära, siis ta noogutab, ahah, sai aru, ei saanud aru, aga mingi mängu käigus kuskil tuleb, aga kuule, kus mu emme on? Seletad jälle uuesti. Ja kuna nad on nii-öelda selline pigem, need lapsed, sellised eelkooliealised on pigem siin ja praegu, et see ajataju neil nagu väga veel ei ole, siis on jälle väga hea see, et me teeme siin midagi hästi. Loome uue suhte, loome uue keskkonna, ja kuna nad on nii konkreetsed, seal tahavad mänguasju, tegutsemist, et selles mõttes on niisugune kõik niisugused korrastavad rituaalid, joonistamised, mängimised, mida täiskasvanu juhib, et see kõik nagu aitab neil seda nii-öelda korrastada seda, mis on toimunud. Aga siis need järgmises vanusegrupis umbes siis niisugused 7-11 seal algklassid ja veel see mõtlemine on natukene niisugune konkreetne ja maagiline, et halvad saavad karistatud ja ikka on head ja halvad ja pahad võitlevad või head võitlevad nende pahadega ja hästi areneb neil see õiglustunne, põhjus, tagajärje mõistmine ja ka süü- ja häbitunne, mis tuleb, sest nagu rohkem on nagu arusaam sellest iseendast, et mina olen siin, et mina olen see ja ma nii palju ei põhjusta maailma. Ja hakkavad ka aru saama tõesti siis sellest ajalisest mõõtmest, oma surma võimalikkusest näiteks. Ja nad on fantaasias võimelised juhtunut ümber kujundama. Ja see on natuke see ohukoht, kus, aitäh, unustasin endal kaasa võtta. See väike ohukoht, kus kui me ei anna selgitusi või kui nad ei saa piisavalt nagu enda jaoks aru, mis nendega toimub, siis nad võivad hakata fantaseerima. Et kas fantaseerivad seda midagi väga õudset juhtub või fantaseerivad endal mingid fantaasiategelased või fantaseerivad enda mingisuguseks teistsuguseks, sest see aitab. Ja võib-olla see varjamine või siuke, kui nad ei tea, see teadmatus, kolm põhitunnet, mis nad on ka uuringutega välja tulnud, et üks on see kindlustunde kadumine ja kindlustunne sellest, et enam ei tea, mis on õige, mis on vale. Kui täiskasvanud niimoodi teevad, et kuidas nemad, teil on isegi ideaal, et täiskasvanu on ikkagi õige ja kui täiskasvanu teeb midagi valesti, siis ma arvan, hästi rasked on need vestlused, aga neid tuleb pidada, et miks isa minuga niimoodi tegi. Ja lihtsam on võib-olla süüdistada natukene lastekaitsetöötajat, ametnikke, teisi, neid nad saavad aru, et see ei olnud hea, mis minuga tehti.
ja nad vajavad jälle niisugust seletamist. Tekib ebaõigluse tunne, kui minuga niimoodi võidakse käituda, äkki või mina ka, minuga tehti nii, ma võin ka, niisugused või kättemaksud või sellised ja tõesti need valed kujutluspildid, mis võivad tulla. Ja mida nad siis vajavad, võib-olla tõesti kõige rohkem neid vastuseid oma küsimustele ja vahest küsivad ka, tundub nagu mitte eakohaseid küsimusi, aga nad vajavad vastust, nad vajavad suhet. Et keegi seletaks, isegi kui sa ütled, et ma ei tea täpselt või mul kõik põhjused ei ole teada, aga see on vastus. Ja vajavad siis niisugune toetus sellise suur ja väike olemise vahel. Kord on nad väikesed, kord on nad suured, kord nad ütlevad, et ma saan kõigega hakkama, ma tean küll, ära mulle seleta nii palju. Ja siis tuleb öelda, et aga kuule, mis asi, aga kuule ikka, miks ta niimoodi tegi? Et see käib kogu aeg niisugune. Ja hästi vajavad seda, et nende erinevaid reaktsioone aktsepteeritakse, aidatakse siis nii-öelda oma vihaga toime tulla, aidatakse oma kurbusega toime tulla. Nendel hästi sobib see, kui see normaliseerimine, et nii ongi sellises olukorras või paljudel lastel on ka sellised niimoodi olnud. Ja hästi vajavad niisugust kindlustunnet tuleviku suhtes. Kuna ta on ka mõtlemine on suhteliselt konkreetne veel, siis väga konkreetseid plaane. Kuhu ma lähen, miks, mis saab, mis seal on, nagu siin see pere, kes siin vahepeal oma kogemust jagas, pilte, fotosid, niisugust mingit käega katsutavat asja, kes nad seal on. Ja ka, mis nad väga valulisena tunnevad, kui nad peavad oma sõpradest või sellest koolist või kuskilt turvalisest keskkonnast eemale minema. Vahest tuleb selliseid otsuseid teha. Aga jah, et kas saab mingi suhe säilida või mingil viisil kuidagi, ühesõnaga teada, et see on neile oluline. Ja loomulikult siis teismelised või need noored, kus mõtlemine on selgelt juba abstraktsem, oskavad neid põhjust-tagajärgi, hüpoteese seostada, tuleb natuke niisugune metatasandil mõtlemine, miks see maailm üldse nii toimib, aga kas jumalat pole siis olemas, et ta laseb sellistel asjadel juhtuda, kõik niisugused teemad. Ja väga eksistentsiaalseid probleeme, mis mõtet on üldse elada, kui need asjad niimoodi on. Kõik need küsimused, et nendega, need on nii loomulikud, need on arenguliselt nii loomulikud ja nendega lihtsalt tuleb olla. Ja väga vajavad niisugust juurdlemist, õigluse, saatuse üleloomulikud jõud. Ja väga tundlikud on see, kuidas neisse suhtutakse. Et kas võetakse tõsiselt või ei võeta tõsiselt, kas tegelikult kuulatakse või ei kuulata, kas võetakse arvesse see, mida ma ütlen. Ja loomulikult vahest võivad ka olla väga utoopilised soovid. Siis tuleb ka seletada, et nii-öelda, aga reaalsus on see, et me ei saa midagi teha. Aga ma olen kuulnud, et jah, see võiks olla ideaalne, see oleks küll väga tore. Aga sellistes väga ekstreemsetes või kriisiolukordades võib ka seal ellu ärkata niisugune maagiline mõtlemine, enesesüüdistused, ohvriks olemise tunne. Ja võib-olla kõige rohkem selles vanuseklassis tuleb niisugust, kui see teadmatus püsib või nagu saadakse aru, et midagi nii-öelda nendega ei arvestata, siis tuleb niisugune usaldamatus. Ja nad võivad katkestada kõik suhted, mul ei ole kedagi vaja, võivad üldse võib-olla katkestada suhted kogu maailmaga. Ja sealt on hästi tihti ka nii-öelda see viha või pahameel, või et mille pärast niisugune protest. Aga siis aitab jälle tõesti niisugune väga selgelt aus olemine. Ja mida suuremad on lapsed, seda lihtsam on nendega ka ausalt rääkida, et jah, need asjad on praegu niimoodi. Ja meil ei ole võimalik näiteks sinna tagasi minna või midagi ei ole teha, see on praegu ainuke koht, mis asenduskotus vaba on. Et proovime, vaatame, kuidas sul seal läheb, mis seal saab toimuma. Et ma nagu aktsepteerin kõike seda, aga olen ise ka aus. Ja väga soovivad, et neisse suhtutakse pigem kui täiskasvanusse. Ja kui mingid teemad tunduvad ka liiga keerulised, siis ma olen vahest küsinud, et kas ma nüüd rääkisin liiga keeruliselt. Nüüd ma ei saanud küll midagi aru. Okei, ma seletan uuesti. Ja väga oluline on see eakaaslastega koos olemine. Et lihtsalt kui nagu neid põhimõtteid ka teada, et siis on võib-olla ka lihtsam aru saada, et kuidas ma peaks seda vestlust arendama, kuidas võiks ennast ette valmistada täiskasvanuna, kui me peame mingeid muutusi tegema. Ja loomulikult, mida rohkem seda last tunda, siis seal on igal ühel ka omad eripärad ja isikupärad. Aga korra siis
tuli veel küsimus korra sellest, et üks on see, et miks täiskasvanud ei räägi, et ma nüüd siin selles ettekandes seda nii põhjalikult ei käsitle, aga vahest tuleb ka see, et aga miks lapsed ise ei räägi. Ja võib-olla mõned põhjused, mis seal võib olla, et nad ei räägi kas oma tegelikest mõtetest või mida nad tegelikult tahavad, mida nad tegelikult on üle elanud, mis on toimunud, et seal võib olla nii-öelda see ohutunne, et neil on kogemus sellest, et kui nad räägivad, siis olukord läheb hullemaks. Et kas need on siis mitte kuulatud või siis on mingid kohutavad asjad hakanud toimuma. Võib olla hülgamishirm, et kui ma räägin, siis minuga ei taheta enam suhelda, või salvatakse, et ma olen halb või imelik või midagi. Ja need võivad olla sellised alateadlikud, nad võib-olla isegi ei teadvusta neid. Ja see võib olla ka mingi psüühiline kaitse, et nii-öelda seda enesehinnangut või minapilti säilitada, et kui ma räägin, et ma olen nii hulle asju kogenud, siis tundub, et ma olen ise ka kuidagi halb või räpane või kole või et ma ei taha seda, ma ei taha sellest rääkida, ma räägin, et oli hästi. Ja võib-olla ka lihtsalt üldine usaldamatus, mis on tekkinud täiskasvanute suhtes või siis teiselt poolt on kas see suhe on näiteks selle väga hea, siis nad ei taha selle täiskasvanule liiga teha. Ei taha, liigne kaitsmine tuleb. Ja mõnikord nad lihtsalt ei oska ennast väljendada. Et me ei saagi negast midagi, sest ütleb, vaatasin seal vastustes oli ka väga palju neid küsimusi, et ma ei tea või ma ei oska öelda. Ja see võib olla, et keegi pole neile aidanud seda kogemust korrastada või keegi pole neile õpetanud, aidanud, kuidas ennast üldse väljendada sellisel teemal. Ja võib-olla põhiline selle, kui me neid vestlusi peame või need tulevad ka vahest spontaanselt need vestlused, et lapsel, noorel on vaja teada, mis saab edasi, kui ta on ennast avanud. Kui ma olen selle ära rääkinud, mis siis? Kas see jääb sinna? Ahah, selge, panin kirja, tänan, võid edasi minna või mis sellest saab? Et kui ta on usaldanud, kui ta on midagi avanud, et seda ka natukene siis, kui saab ette valmistada või mõelda, et kuidas seda nii-öelda, et ta teab, et see info oleks hoitud ja ta teab, mis sellest nüüd edasi tuleb. Ma arvan, et see on nii oluline. Ja võib-olla ka siis on vahest ju küsitud, et aga no kuidas siis nendest keerulistest teemadest rääkida. Et ka jälle 2 hästi lihtsat põhimõtet. Et üks on see kohalolu, mida väga palju ka traumaterapeudid räägivad, mis kõige rohkem aitab ja tervendab on kohalolu, et keegi on reaalselt kohal, keegi on minuga, keegi on reaalselt minuga suhtes, päriselt kuulab mind. Ja selleks on tõesti ka täiskasvanuna ennast vaja ette valmistada, teemaga kursis olla ja tõesti siis võtta see aeg, ruum ja koht, kus ma saan vastata küsimustele, saan kõige sellega, mis siis tuleb. Ja kui alguses ei olegi midagi, siis paljud lastekaitsetöötajad on ka öelnud, et ahah, kuulas ära kogu lugu, et ei mingeid reaktsioone. See on selge, see oli esmane võib-olla kaitse isegi, aga lepi kohe mingid järgmised kohtumised kokku. Et ta saaks seda protsessi läbida, et sa tead, et kui tal veel tuleb küsimusi, siis sa oled olemas. Ja teine asi on selline emotsionaalsuse ja ratsionaalsuse nagu tasakaalus hoidmine, sest need võivad olla väga emotsionaalsed teemad ja kuidas neid rääkida selliselt, et me ei võimendaks seda emotsiooni. Et tule siia, mul on sulle üks hästi kurb lugu. Ma räägin sulle midagi väga õudset, nüüd palun, et saate aru, eks ole. Et pigem nagu see, et see on emotsionaalne, aga kuidas tuua nagu seda praktilist ja maist ja sellist ratsionaalset poolt sinna, et nagu siuke jah, tõesti, ma saan aru, nüüd peame neid asju tegema, siis tulevad need, kuidas sa saad need asjad kaasa võtta, mis nüüd või mis selle, ma ei tea, kui näiteks ema oli surnud, hästi küsisid ka, aga kus ta nüüd siis on, mis ma saan, et nagu väga ma tean, kui ma ei tea, kuhu näiteks, kas see ema on maetud või ei ole, siis ma pean selle enne välja uurima, siis need küsimused tulevad. Ja see jälle aitab seda, et see emotsioon ei lähe ülemääraseks, vaid sinna tuleb ka see aju suudab olla tasakaalus. Ja võib-olla siis tõesti meie täiskasvanute jaoks nagu siuke endale nagu mõelda oluliseks, et millest siin tuli ka hästi välja, et kuidas kooskõlastada seda infot teistega. Et me peaksime kõik ühesugust infot.
ja me oleme teinud ka niisugust võrgustiku kohtumisi või väikseid niisuguseid kiirsuume, et kuidas, et ahaa, sina rääkisid talle niimoodi, selge, nüüd ma tean, et või eriti väikelaste puhul, eks ole, et kuidas on talle seletatud mingit muutust või haigust või kui ema on ka psühhiaatriahaiglasse läinud, eks ole, mida talle öelda, kuidas, et ma arvan, see on hästi oluline, et tal oleks igalt poolt ühesugune info, muidu üks ütleb ühte, teine ütleb teist ja need on ka jälle niisugused drastilised, aga niisugused väga head õppetunnid, kus laps teab, et ilusti öelda, et ema on surnud ja siis teine ütles, et ei ole, ta on haige, ei ole midagi, et küll ta tuleb tagasi. Et siuke. Aga need on üksikjuhtumid, need on tõesti üksikjuhtumid. Ja võib-olla see, et me täiskasvanutega ei saa olla niisugused liiga head või heategijad, et kui meil on kokkulepe, ükskõik see võib olla nende muudatustega seoses, muude asjadega või kui kindlasti on teada, et emaga ei ole võimalik praegu kohtuda või mingid muud kindlad kokkulepped, siis et keegi ei hakkaks nagu heaks, aga ma luban ikkagi. Et meil on küll need kokkulepped, laps teab, talle ei meeldi see, tal on selle vastu, aga ma siis luban teda natukene, ma ei tea, teha siis neid asju. See viib ka segadusse ja usaldamatusesse. Ja nagu ma ütlesin ka, et vastus ei tea, on ka vastus. Ma ei tea, aga kui ma saan teada, ma räägin sulle, me kindlasti anname infot ja parem kui niisugune hädavale või see on muidugi täitsa omaette teema, et milline on valge vale ja milline mitte. Aga pigem on see, et kui palju infot ma annan, kuidas, mil viisil. Ja et hoida nagu tasakaal ka niisuguse liigse toetamise vahel, et ma muudan lapse väga abituks, et ta vaesekene, nüüd ta peab kogu aeg olema kuidagi hoitud ja teiselt poolt, et ma ei annaks talle liigset vastutust. Sa oled juba suur, saad hakkama küll. Et lihtsalt nagu hea nagu lihtsalt endale jälle mõelda. Ja enne kui me teeme mingeid otsuseid, siis tõesti võib olla mõelda, et kas see aitab lapsel nii-öelda selle keerulise olukorraga toime tulla, kuidas see aitab, et nii-öelda see lapse seisukoht, mis oli hästi praegu siin ka meie konverentsi nagu fookuses ja teisel viisil, et kas ja kuidas see aitab ka minul kui täiskasvanul või meie meeskonnal või meie sellel perel selle keerulise olukorraga toime tulla. Ma arvan, mõlemad on tähtsad. Et vahest me aitame nagu last toime tulla, unustame ära, et me ise oleme väga ka segaduses või tunnetes või tegelikult ei teagi täpselt, mis tuleb. Et kui see on tasakaalus, et laps näeb, ka noorel täpselt samamoodi, aga väikelastel eriti, et täiskasvanud teavad, täiskasvanud oskavad olla, nad oskavad ennast rahustada, nad tunnistavad oma eksimusi, siis rahuneb tema ka. Et võib-olla niisugused väiksed olulised tähelepanekud. Ja eks need teed, mis mööda need lapsed käivad ja meie koos nende lastega, on käänulised. See on juba suht ilus teema, vaatan, see on juba ära asfalteeritud. Ja ilmselt on sellel lapsel olnud täiskasvanud, kes aitavad tal hoida piire, aitavad tal hoida reegleid, õpetavad, kus on parem, kus on vasak, kuidas pool käib liiklus. Ja loota jääb, et kui ta sealt kurvi tagant välja läheb, siis võib-olla see, kui ta jõuab nii-öelda oma koju, ise oma peret looma, oma kodu looma, on tal juba väga palju rohkem häid kogemusi. Nii et selline lugu. Aitäh! Aitäh, Pille! Aitäh! Väga põnev kuulamine oli. Meil on nüüd sulle väga-väga mitu küsimust ka, et Mentimeetrit kõik ilusti kasutavad, seda on rõõm näha. Et esimese küsimuse küsin siis mina, et vahel ütlevad ka spetsialistid, et lapse eest hoolitseja ei pea teadma detaile. Kui detailne on liiga detailne? On küsimus. On sul mõõdik? Siin pole mõõdikut ette antud. jah, aga see on hea küsimus, sest see tuleb, eks ole, et mis detaile ma pean rääkima. Ja ma arvan, see on niisugune hästi üldine, oleneb ju lapsest, oleneb juhtumist, oleneb, mis lugu on, aga võib mõelda niimoodi, et ma alustan faktidest, sellest reaalsusest, mis on. Ja kui on olulisi niisugused mingeid, kui ma tean, et laps küsib nagunii miks, siis ma pean välja mõtlema, et mida ma siis ütlen, mis see detail on. Ja pigem võib olla siis selliselt, et ma alustan sellest üldisest
ja kui see suhe on hea ja laps julgeb küsida, siis ta ise küsib neid asju, mida tal on vaja teada. Et kui see läheb see niimoodi ilusti seda rida pidi, et siis ja vahest väga-väga detailsed, nad ei taha kuulata, nad peavad kõrvad kinni, et ma ei taha seda teada. Et võib-olla alustuseks piisab ainult sellest ühest mingist, nii-öelda üks asi korraga. Ja. Et võib-olla nii on lihtsam. Siin vaataja küsib, et tõid väga hästi välja vanuserühmade kaupa laste hingelised mõistmismustrid ja vajadused. Kas on kogemus, et lapse mõistmismuster justkui hangub sellesse vanusesse, millal trauma toimus? Vastus on jah. Jah, võib küll ja ma arvan, see ongi see, kui me räägime lastega, eriti kui meil on pikaaegne suhe juba või mingi suhe on juba olemas, siis me ka teame, et see võib juhtuda see, et kui tuleb jälle mingi ootamatu muutus, isegi kui me väga ilusti hakkame seda vaikselt ette valmistama, siis ka see, et ta peab jälle nii-öelda kolima või mõni kasvataja vahetub või mõni perevanem läheb ära pensionile, et see muutus võib juba, isegi kui see ei ole tegelikult üldse nagu väga traumaatiline, see on niisugune loomulik elumuutus, aga kuna need varasemad muutused on jäänud võib-olla korrastamata, siis ta võib nii-öelda minna tagasi sinna oma meelega sinna sellesse aega. Aga kas me aitame teda jälle siia tagasi? Praegusesse hetke. Jah, praegusesse hetke ja see ei tähenda seda, et sind jäetakse maha, sina oled ikkagi meiega ja lihtsalt see, ma ei tea, tädi Marika läheb ära praegu ja ta läheb sinna ja tal on oma lapsed ja ta teeb seda ja võib-olla ta saadab sulle sünnipäevakaart, aga kui ta ei saada, siis me ei tohi lubada seda. Et me toome ta siia ja praegu, aga see võib juhtuda, et need reaktsioonid või nii-öelda see erinevatele niisugustele muutustele või väikestele võivad tulla tegelikult nendest varasematest traumadest. Aga see on tunda, sest see on nagu nii äkiline ja ootamatu, ma ei saa aru, miks nad äkki niimoodi reageeris. Toome ta siia tagasi, kuidas praegu on? Nii, siis üks küsimus veel, et kuidas toetada asendushooldusel kasvavat last oma muredest rääkima? Ma arvan, et siin on siis mõeldud, et kuidas nagu praktiliselt, et kuidas sa saad nagu lapse rääkima? Sellest oleks vaja üks natuke pikem supervisioon seda teha. Aga aga kui nagu mõelda ka selle, mida ma siin ennem rääkisin, et kui kõige olulisem on suhe, siis kõigepealt vaadata, kas mul on üldse suhe selle lapsega, milline mu suhe on. Kas mina usaldan teda, kas ta usaldab mind piisavalt, kui palju, mida ta usaldab. Ja nagu seal oli ka targas kirjas, et kui laps teab, mis temaga juhtub, kui ta ennast avab, mis sellest edasi saab, kuidas